Mis sa ütlesid? Veelampsu või? Mitte iga hommik nillib siin kogu aeg süüa. Mis sa teed? Tahad juustu või? Ma lõikan sulle siit pool. Mis sul on? On või? Võt välja. Näed, oligi pulgaton. Selline või? See on nagu Sirli tegi. Ei, siin ei ole maasikaid peal. No. Natuke erinev. Siin midagi siin peal. Süüa. Sa sõid ka või? Siin pole nagu midagi peal. Ma ei tea. Maasikaasu. Jah, nagu ta Sirli eile tegi samas. Niti, tule. Niti koomik siin hakkab. Sööb meil võikud käest ära enne kui lasteaed tuleb. Jaa. Saad aru? Tule paneme riidesse. Võta juus praegu sinna, tule paneme riide. Meie lähme siis täna Luunaga ortodondi juurde. Ja Luuna mängib siin Bellaga. Kuri laps või? Jah, kuri laps. Ossa. Nii kuri koer. See liputab sama. Õnneks Bella on nii armas ja hell, et tema ei hammusta niimoodi. Ta hammustas küll. Ega ta kõvasti. Ta hammustas mööda ja ta See on tema mängas. mängimine ikkagi. No mis ta minuga ei urise? Sest et ma ei tea, minuga ka ei urise. Ta saab aru, kes teeb, vaata. Väga harva hakkab. Aga lastega nagu kohe hakkab urisema. Küsi. Lapsed mängivad ka rohkem temaga. Et siis ta sealt maalt nagu hakkab. Vaata, kohe hakkab urisema. Ma mäletan, kui me alguses Bella saime, siis me kõik kartsime, vaata. Iga liigutus, mis ta tegi, iga urim, mis ta tegi, mõtlesime, äkki nüüd hammustab, äkki nüüd. Küsime. Vaikselt. Ma ei lükanud üldse. Et iga kord, kui ta midagi tegi, siis me täiega kartsime, et ta mingi järab meil näpud otsast. Aga tegelikult ta ei ole kordagi olnud nagu päriselt kuri. Minu arust ei ole või on Toni või? Ta on ühe korra niitud hammustanud püsid. Ma ei tea. No jah, siis kui lapsed ikka väga kiusavad Nitu eriti, siis ta on hammustanud, aga no ta ei hammusta ka ikkagi selliselt, et ta närriks nüüd, ma ei tea. Näksab pigem. Ta näksab ja ta nagu hoiatab, et ära rohkem tee, mis on ka õige. Ja ma ei ole nagu Bellat üldse noominud ka selle pärast, sest et ta peab ennast kuidagi kaitsma ka. Ja no ma ei jõua ka Nitul kogu aeg silma peal hoida, et kas ta nüüd võtab, kiusab Bellat või ei kiusa. Et ta üldiselt nagu, ta nagu ei kiusad, et ta nagu ei tee talle haiget või niimoodi, aga on küll tihti niimoodi, et hoiab teda natuke kinni, tahab endal kaisus hoida, aga Bella tahab ära minna, siis ta saab nagu kurjaks. Et siis ta ka nagu uriseb, aga siis ma nagu kuulen seda ja siis ma kohe nagu keelan Nitut ja nii. Aga õnneks Bella ei ole selline koer, kes haiget teeks. Ja isegi kui ta teeks haiget, siis ta on nii väike koer, et ta nagu väga tämmi ei teeks. Nagu veits võib olla, aga nagu väikestel lastel võib olla ikka, eriti kui mingi näost hammustab ja nii, aga no ta ei jõua isegi konti närida. Ma ütlen, kuidas ta siis peaks hammustama nagu meid nagu kõvasti, nii et me oleksime katki, et õnneks on Bella ka meil teiega vedanud selles osas. Ja ta ka nagu kaitsma, vaatab talle lähemale. Nii, kaitseb. See on kõnatuga kaugemale vist nii nagu. Aga tundub, et ta on mega kuri, on ju. Tegelikult ta ei ole, ta teeb seda häält sellised, ma tulin minu juurde. Tegelikult ta ei ole, ma olen mitu korda mõelnud, et oh my god, sellised hääled Bellal tulevad, aga tegelikult ta ei tee nagu, ta nagu ähvardab, jah. Mine eemale ja nagu. Vaata nüüd. Võid niimoodi näpud ka tõe suhu panna, ta ei tee midagi. Ai, korri.
tantsu. Mõtlema sõrmi. Jaa. Arva, sa oled pellakene. Mitte mind. Tuli ütles, pead vlogima ka, siis ma hakkasin teda vlogima. Jõudsime Tartu. Luuna ka seal ilusti. Kannatlikult ootab ja igav on ja tean. Ja lähme kvartalisse. Seal on Meliva kliinik. Too siis helistas meile. Meil on mega pikalt probleeme olnud Telia internetiga ja me hakkame juba vaikselt ketta minema Toniga, sest et nagu reaalselt päeva jooksul läheb wifi ära. Nii palju kui meie oleme vaadanud, ma arvan 10 korda kindlasti, kui mitte rohkem nagu reaalselt, sest kui me ei kasuta näiteks või öösel läheb ära reaalselt nii, et Toni tahab õhtul PlayStation mängida, nagu nad mängivad ju laivis ehk siis sõpradega ja kui mingi mäng on pooleli ja Toni läheb net ära, siis Toni ei saa enam mängu tagasi ja nagu suht ketta ajab, on ju. Et nagu ma tean, et see ei ole maailma suurim probleem, aga siiski, kui me maksame sellest hingehinda, et meil oleks hea net, kiire net ja me ei saa seda kasutada, siis see ajab ikka ketta, sest me maksame selle eest, et nagu me vahetasime ruuteri ära, meil on modem vahetatud. Mis me veel tegime? Ma ei tea, vahetasid mingi serveri ka minu arust ära. Jah, me oleme nagu kõike teinud, mis nagu vähegi teha saab ja meil ei ole ikka, meil on veel halvem net, kui meil enne oli. Reaalselt meil käib nii tihti net ära nüüd. Ja me oleme mitu päeva helistanud, rääkinud, siis öeldi, et pange kirja, mis kell net ära läheb ja nii edasi, siis nüüd Toni on sõnumi saatnud iga kord, kui net on ära läinud ja need on nagu niimoodi. Ta ütleski, et mitte siis, kui wifi ära läheb, aga kui internet täiesti ära läheb, ehk siis nagu kaabelühendus ja nagu see ruuteri pealt need tuled kustuvad ära ja isegi seda on juhtunud mitu korda ja siis Toni ongi saatnud ja siis täna nad helistasid tagasi, et siis tuleb tehnik ikkagi vaatab üle. Ja esimest korda oli see, et me ostsime uue ruuteri ja see ruuteri hakanud tööle. Nagu miks meil alati mingid teemad on, et ma ei saa aru. See ruuteri hakanud tööle, siis tuli tehnik kohale ja tõi uue ruuteri, too siis töötas on ja me saime praagi ruuteri, et nagu kogu mingi jama sellega. Ja siis tõstetakse hinda ja siis mõtledki nagu, mille eest te tõstate hinda, kui me isegi ei saa vaadata telekat ja wifi't kasutada, et nagu meil on suht kiire net, 100 vist oli alla või? Ja nagu ilmselgelt maksab see palju siis ju ja nagu me olemegi võtnud kiire neti selle arvet, et meil on palju kasutajaid, meil on lapsed, kes tahavad vahepeal vaadata, Toni tahab mängida, minul on vaja videost üles laadida, meil on kiiret neti vaja ja siis ikkagi maksabki mõttetult nii palju ja kasutada ikka ei saa, et nagu modem sai ka uus ju, et on niimoodi, et TV-teenus on kvartalisse pead minema mitu korda aeglasem kui nagu enne oli. Kuigi kõik on uus. Jaa, see nüüdki vaatad telekat on ju, siis scrollid seal kanalite vahel. Asi lihtsalt ei liigu. Käime pangas ära enne või? Kus pank on? Siin samas. Sellega jah, me oleme nii kettas selle teemaga juba, et kui nüüd ka mingit lahendust ei saa, siis kas me peame kõik minema või? No Luuna võib tõkki tahad sinna masinasse valada ja lähme vaatame. Issand, kus see liikus. Okei, ma toon ka siis. Ai, väga hästi. Nüüd puudutab ekraani. Võeti ekraani peale. Kõvasti. Teeb siit luugi lahti kohe. Kops. Ja nüüd saad siit kallutada. Uuesti kallutada. Nii kantu välja. Kuidas läks? Ei läinud. Pidi suu lahti olema või? Niimoodi või? Kohe näed oma hambaid. Neid hambaid ka, mis lõualuu seest tulevad. Pildi pealt, mida päriselt näha ei ole. On siin lõua sees peetud. Siis näed neid. Kõgu. Natuke läheb veel aega. Ühed läksid enne meid sisse. Hallo. Hallo. Räägi siis sina midagi.
sain väga hästi aru. Selge. Parkisime Circle K parklasse, et käime ruttu pangas ära, Swedbankis siis viime need sendid ära ja siis lähme kvartalisse edasi. Aga kuna seal läks nii kaua aega ja meil oli aega suht puudu, siis me jooksime ruttu kvartalisse, siis me otsime taga seda kohta, kuhu tulla, siis me pole varem siin käinud ja jäime ikka hiljaks mingi 7 minutit vist, sest et registratuuris läks ka kaua aega. Õnneks ei olnud hullu, aga lihtsalt see paanika, et me jooksime läbi kvartali 10 kohast, et leida seda kohta. Et siis tuli käis vahepeal parkis auto ümber, sest et muidu oleks sellist trahvi saanud. See asend ka. Aga ma ootaks tagasi aasta pärast ja siis teeme uue röntgenpildi ja hindame seda lõiku, mis suunda. Sa saad aru, mis sul peidus on või? Et vaata, siin on nii, see on nagu haigala hambad, eks, et need on nii vahvad, kuidas lastel, et siin on, kõik on need uued hambad siin rivis, et need on sul piimahambad. Mis praegu väljas on, need on sul naha all peidus kõik need alumised. Ja need on kõik ülakaares siis 6 tükki, alakaares 6 tükki. Ja siis on, need on 6. hambad ja 7. on ka siin luuses peidus. Eks, et need siin piimahammast ees ei ole, eks, et see kasvab siis sinna hambakaare lõppu. 8. nii vara tavaliselt näha ei olegi veel, nii et seda me ei tea, mis sealt tuleb. Aga mis me veel vaatame, et need... Käisime ilusti ära, vaatasime röntgeni ära ja saime teada, et aasta pärast lähme uuesti kontrolli ja siis nad seal vaatavad 3. hambad, siit siis 3. ja alt 3. tahavad kasvada viltu nagu nii sellises suunas, et lükata neid hambaid nagu. Ja siis nad ütlesid, võib-olla peavad ise need hambad ära võtma, nagu piimambad nagu varem eest ära, et need hambad saaks vist ilusti kasvada, nagu ma aru sain. Huulekida on ka selline, et seda alles vaadatakse, kuidas tal see kasvab, sest et kohe ei ole mõtet lõigata, sest et ei tea, äkki ta läheb nagu ilusaks veel ja mis seal veel öeldi, et muidu üldiselt ei ole probleemi, kõik on väga ilus, et lihtsalt jälgida. Hetkeseisuga breketeid ka vaja ei ole, et nad nii vara niikuinii ei pane, ma ei arvanudki, et tal kohe vaja oleks selles suhtes. Et ta ütleski seal, kui ta mingi 12 on, et sinna kanti alles vaadata, kuidas need hambad siis jäänud on, et need hambad võivad isegi sirgemaks minna veel ajaga. Et ei ole midagi hullu õnneks ja see vahe võib ka kokku minna, et vaatame. Nõme on jah see, et need hambad, 3. hambad tahavad viltu kasvada, et see on nagu siuke väike probleem nüüd, aga vaatame äkki aasta pärast enam ei ole nii hull, see seis, äkki nad on sirgemaks läinud ja sai Luna esimeses röntgenis ka ära käia nüüd. Mis sa tahad? Tahaks nagu midagi teha pooli. Ma ei tea. Tahaks osta käe teha. No varsti tulevad jõulud, siis saad igasuguseid asju. Ma ei saa veel. Varsti. Toni tuleb söögiga. Burger Pro söögiga. Toni tuleb. Juua ei võtnud või? Võtsin. Tubli laps. Oi. Võtsime purks ja kõik. Mina võtsin barbecue burgeri. Mina ka. Luna ka võttis barbecue oma. Seda on väga hea siin valgete riietega süüa. Ma aitasid kohe oota. Toni võttis 3-2-0 või? 4-2-0 või 4-2-0. Tegelikult ma enda peas mõtlesin, et ma ütlen 4, aga tuli 3 suust välja. BBQ. Jah, barbecue, BBQ. Ja tisu. Njam. Jõulutuba. Jõulutuba metsa all, sinu kodu lähedal. Tõesti, sul on tuba lai, aga kus su jõulusai? Põllul üksik nisupää, see mul saagiks üsna hää. Nii, mina lähen nüüd sõidan ripsmetesse, saan ilusad ripsmed endale. Jah, Elli. Jah, mis on? See meeldib sügatakse siit. Need lakkuda mind või? Vaata, ma tean küll, kus su see mõnus koht on. No, läheb käima. Läheb. Naudib. Ei läike enam. Tule.
Vaadake, tulen koju, söögik ootab, muusik on söögi valmis teinud mulle. Mis sina said? Näita mulle. Ära põrka nüüd nii palju, põrkab. Vaata siia, näita mulle. Tibor hommikuhüppa on öelnud tegelikult mitu korda. Läheb juustesse ja läheb kurku ja istu ja söö, jah? Kas sina sõid kõik ära või? Suure portsu või? No oi, kui hästi. On küll teine päev, aga kuna ma töötlen seda videot siin, siis mõtlesin, ma teen selle Telia update'i ka. Meil tuli tehnik kohale, vaatas üle ja seal, kus need õues nii-öelda juhtmed olid, kus kõik tuli nagu majja sisse, siis too koht, karp või mingi asi oli seal, juhtmed olid ära oksudeerunud. Ehk siis see tekitaski seda jama meile, et meil läks päeva jooksul 10 kordi internet ära lihtsalt. Ei olnud see, et ta ei levinud ülesse korrusele näiteks, vaid reaalselt teleka tagant läks ka internet ära. Tuli tagasi, mingi hetk läks ära, tuli tagasi ja kogu aeg käis niimoodi. Ja järjest hullemaks läks, järjest tihedamaks läks. Ja siis see tehnik käis kohal, puhastas sealt ära, tegi kõik nüüd, pani kuidagi need juhtmed seal natuke ka eraldi, pani mingid värki sinna vahele. Ühesõnaga, nüüd on korras. Et praegu siiamaani pole internet mitte kordagi ära läinud. Et nagu jumal tänatud. Lõpuks ometi saame normaalse internet, et nagu... Et nüüd me oleme rahul.